Miks küll tõeline armastus liigutab südant? Miks toob lihtne ütlus, ma armastan sind, kõigile sellist rõõmu? Inimesed toovad selleks erinevaid põhjuseid. Tõeliseks põhjuseks on aga see, et igaüks, kes tuleb maa peale, on Jumala vaimupoeg või vaimutütar. Kuna kogu armastus tuleb Jumalalt, suudame ja soovime me juba sündides armastada ja armastatud olla. Meid seob kõige tugevamini surelikkusele eelneva eluga see, kui palju meie isa ja Jeesus meid armastasid ja kui palju me armastasime neid. Kuigi meie mälu varjati eesriidega, äratab tõelise armastuse tundmine meis alati igatsuse, mida ei saa eitada. Tõelisele armastusele vastamine kuulub meie olemuse juurde. Meil on sünnipärane soov tunda siin armastust, mis sai meil osaks seal. Ainult siis, kui me tunneme Jumala armastust ja täidame oma südame tema armastusega, saame me olla tõeliselt õnnelikud. Jumala armastus täidab mõõtmatu ilmaruumi, seega ei jää universumis armastusest puudu. Puudu on üksnes meie endi tahtest teha seda, mis on tema armastuse tundmiseks vajalik. Jeesus selgitas, et selle tundmiseks peame me armastama Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest ja oma ligimest nagu iseennast. Mida enam me kuuletume Jumalale, seda enam me soovime aidata teisi. Mida enam me aitame teisi, seda enam me armastame Jumalat. Ja nii edasi. Mida vähem me kuuletume Jumalale ja mida isekamad me oleme, seda vähem armastust me tunneme. Kestva armastuse leidmine ilma Jumalale kuuletumata on otse kui püüd tühjast tassist juues janu kustutada. Liigutusi võib ju teha, aga janu jääb alles. Nii on ka armastuse otsimine ilma teisi abistamata ja nende heaks ohverdamata justkui elu ilma söömiseta. See on loodusseaduse vastane ega õnnestu. Armastus peab saama meile omaseks. Mormon selgitas seda nii. Ligimese armastus on Kristuse puhas armastus ja see kestab igavesti. Ja keda iganes leitakse seda omavat viimsel päeval, sellega on hästi. Seepärast, mu armsad vennad, paluge isa kogu südame jõuga, et te võiksite täituda selle armastusega. Jumalal on suur soov aidata meil tunda tema armastust, kus me ka ei oleks. Lubage mul tuua üks näide. Noore missionärina saadeti mind väikesele umbes 700 elanikuga saarele, mis asus kaugel Vaikse ookeani lõunaosas. Kuumus oli hingematev, sääsed kohutavad, muda igal pool, keel võimatu ja toit oli teistsugune. Mõne kuu pärast tabas meie saart võimas orkaan. Kahjustused olid ulatuslikud. Vili hävines, esines elukaotusi, tuul viis majad minema ja telegraafijaam, meie ainus ühendus välismaailmaga, hävis. Tavaliselt käis 6 või 2 tagant väike riigilaev ja nii me jagasime toidu, mis meil oli, portsjoniteks, et sellest jakuks 5 nädalaks, lootes, et laev tuleb. Aga laeva ei tulnud. Me jäime iga päevaga nõrgemaks. Me saime osa teiste lahkusest, kuid 6. ja 7. nädala möödudes vähese toiduga oli meie jõud märgatavalt kahanenud. Minu põliselanikust kaaslane Feki aitas mind igal võimalikul viisil, kuid 8. nädala alguses polnud mul enam jõudu. Ma istusin lihtsalt puuvarjus ja palvetasin ning lugesin pühakirju ja mõtisklesin tundide kaupa igaviku üle. 9. nädala alguses polnud erilisi väliseid muutusi. Sisemuses leidis aga aset suur muutus. Ma tundsin Issanda armastust sügavamalt kui kunagi varem ja kogesin isiklikult, et tema armastus on kõige ihaldatavam kõikidest asjadest ja hingele kõige rõõmustavam. Nüüdseks olin ma enamjaolt luu ja nahk. Ma mäletan, kuidas ma jälgisin sügava aupaklikkusega, kuidas mu ribid välja paistsid, süda lõi ja kopsud hingasid
ning kuidas ma mõtlesin sellele, millise imelise keha on Jumal toonud majutamaks selle sama imelist vaimu. Mõte, keha ja vaimu kestvast liidust, mille tegi võimalikuks pääst ja armastus, lepitav ohverdus ja ülestõusmine, oli nii inspireeriv ja rahuldustundev, et iga füüsiline ebamugavus vajus unustusse. Kui me mõistame, kes on Jumal, kes oleme meie, kuidas ta meid armastab ja milline plaan on tal meie jaoks, siis hirm haihtub. Põgusangi pilk nendele tõdedele paneb meie maised mured kaduma. Mõte sellest, et me jääme tõepoolest uskuma saatana valesid, et võim, kuulsus või rikkus on tähtsad, on tõepoolest naeruväärne. Või oleks see seda, kui see poleks nii kurb. Ma õppisin sellest, et just nagu raketid peavad ületama maa külgetõmbejõu, et mürisedes kosmosesse tõusta, peame meie ületama maailma külgetõmbejõu, et tõusta igavesse mõistmise ja armastuse sfääri. Ma mõistsin, et minu suurelik elu võis ju seal lõppeda, kuid sellega ei kaasnenud paanikat. Ma teadsin, et elu läheb edasi ja kas siin või seal polnud tegelikult tähtis. Tähtis oli see, kui palju armastust oli mu südames. Ma teadsin, et sellest ei piisanud. Ma teadsin, et meie rõõm on nüüd ja igavesti lahutamatult seotud meie armastamisvõimega. Hing täidetud ja ülendatud sellistest mõtetest hakkasin ma vähehaaval kuulma õhinat täis hääli. Mu kaaslase Feki silmad sätendasid, kui ta ütles, kui oli Poki, kelleks mind Tongal kutsuti. Laev on saabunud ja see on täis toitu. Me oleme päästetud, kas sul polegi hea meel? Ma polnud kindel, aga kuna laev oli tulnud, siis ilmselt Jumala vastus, siis jah, ma olin õnnelik. Feki andis mulle veidi toitu ja ütles, võta, söö. Ma kõhklesin. Ma vaatasin toitu, ma vaatasin Fekit, ma vaatasin taevasse ja sulgesin silmad. Ma tundsin midagi väga sügavat. Ma olin tänulik, et mu elu läheb siin edasi nagu varemgi, kuid mul oli ikkagi nukker tunne, kerge edasilükkamistunne, just nagu siis, kui pimedus katab kinni täiusliku päikeseloojangu säravad värvitoonid ja sa mõistad, et pead ootama järgmise õhtuni, et taas sellist ilu nautida. Ma polnud kindel, kas tahangi silmi avada, kuid mõistsin avades, et Jumala armastus oli muutnud kõike. Kuumus, muda, sääsed, inimesed, keel, toit, miski polnud enam proovikiviks. Need, kes olid püüdnud mulle kahju teha, ei olnud enam minu vaenlased. Igaüks oli mu vend või õde. Jumala armastusega täidetud olemine on kõigest kõige rõõmustamav ja väärib igat hinda. Ma tänasin Jumalat selle erilise aja ja paljude selliste meeldetuletuste eest nagu päike, kuu, tähed, maa, lapse sünd, sõbra naeratus, mis räägivad meile tema armastusest. Ma tänasin teda pühakirjade ja palve eest ning sakramendi eest, mis meenutab meile tema armastust kõige imelisemal viisil. Mulle sai selgeks, et kui me laulame sakramendi laule kogu hingest, täidab sellised laused nagu see tarkus, suuri armastus või ta iga loodut armastus, siis armastagem ka meie südame armastuse ja tänuga. Kui me kuulame siiralt sakramendi palveid, täidavad sellised laused nagu alati mäletada teda, pidada tema käske, et tema vaim võiks olla alati koos nendega. Meie südame vastupandamatu enese parandamise sooviga. Kui me võtame seerel leiba ja vett murtud südame ja kahetseva vaimuga, tean ma, et me võime tunda ja isegi kuulda neid imelisi sõnu. Ma armastan sind. Ma armastan sind. Arvasin, et ma ei unusta iial neid tundeid, aga maailma külgetõmbejõud on tugev ja me kaldume libastuma. Jumalaga armastab meid edasi. Mõned kuud pärast mu jõuvarude taastumist jäime me teise ägeda tormi kätte, ainult et seekord merel. Lained muutusid nii suureks, et lükkasid meie väikese paadi ümber, heites meid kolmekesi raevutsevasse vahusesse ookeani, leides end keset mässavat vett. Olin ma üllatunud, hirmunud ja veidi pahane. Miks see juhtus, mõtlesin ma. Ma olen missionär. Kus on mu kaitse? Missionäridel ei ole lubatud ujuda. Kuid ujuma ma pidin, kui ma tahtsin ellu jääda. Iga kord, kui ma nurisesin, avastasin ma end vee alt. Nii lakkasin peagi nurisemast. Asjad on nagu nad on ja nurin ei aita.
mul oli vaja kogu energiat, et hoida oma pead vee peal ja jõuda kaldale. Olnud skaudina noorkotkas, olin ma päris hea ujuja, kuid aja jooksul muutusid tuul ja lained mulle kurnavaks. Ma ei lakanud üritamast, kuid ühel hetkel mu lihased lihtsalt enam ei liikunud. Ma palvetasin oma südames, kuid hakkasin ikkagi uppuma. Kui ma vaata, et viimast korda vee alla vajusin, pani Issand minu tundma mõttes ja südames sügavat armastust ühe väga kalli inimese vastu. Mulle tundus otse, kui võiksin ma teda näha ja kuulda. Kuigi ta oli 13 000 kilomeetri kaugusel, ületas selle armastuse vägi kiiruga need kilomeetrid ning läbides aja ja ruumi, tõmbas mind üles, tõstis mind pimeduse, meeleheite ja surmasügavusest ja tõi mind valguse, elu ja lootuse kätte. Äkkise energiatulva ajal jõudsin ma kaldale, kust ma leidsin oma reisikaaslased. Ärge iial alahinnake tõelise armastuse väge, sest seda ei takista miski. Kui me oleme täidetud Jumala armastusega, võime me teha ja näha ning mõista seda, mida me muidu ei tee, näe ega mõista. Tema armastusest täidetuna võime me taluda valu, suruda maha hirmu, andestada raskuseta, vältida tüli, saada uut jõudu ning õnnistada ja aidata teisi viisil, mis üllatab isegi meid ennast. Jeesus Kristus oli täis seletamatut armastust, kui ta meie heaks pidas vastu mõistetamatule valule, julmusele ja ebaõiglusele. Tundes meie vastu armastust, sai ta jagu muidu ületamatutest takistustest. Tema armastus ei tunne piire. Ta kutsub meid kõiki teda järgima ja saama osa tema piiritust armastusest, nii et ka meie võiksime saada jagu selle maailma valust, julmusest ja ebaõiglusest ja abistada, andestada ning õnnistada. Ma tean, et ta elab, ma tean, et ta armastab meid, ma tean, et me võime tunda tema armastust siin ja praegu. Ma tean, et ta täiesti tasane hääl läbistab meie hinge. Ma tean, et ta naeratab ning on täis kaastunnet ja armastust. Ma tean, et ta on täis leebust, heasüdamlikkust, halastust ja abivalmidust. Ma armastan teda kogu südamest. Ma tunnistan, et kui me oleme valmis, liigub tema puhas armastus silmapilkselt läbi aja ja ruumi, sirutub meie poole ja tõmbab meid välja igast tormilise pimeduse, patu, kurbuse, surma või meeleheite mere sügavikust, kust me võime end avastada ning toob meid igaviku valguse, elu ja armastuse kätte. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.